Oi. Vale saade. Tervist. Toome teieni suvise Lidli kokkamisvõistluse Grill and Fun. Meie oleme kõrge kvaliteet ja madal hind. Tänasesse võitlustulle asuvad Artjom ja Kris. Tere! Tervist! Ja teil on kokkamiseks šašlõkk majoneesi marinaadis. Ma pean tunnistama, olen jumala närvis, Kris. Kohe, kui ma siia jõudsin ja nägin, kui palju asju siin saab kasutada, ma tahaks seda ära teha, vaata. Ma ütlen ausalt, ma võidan. Siia kõrvale tuleb teil teha nüüd mõnus süke kõrvalroog, toorained Lidli turul. Selle kõige jaoks on teil aega 30 minutit ja aeg läheb käima nüüd. Nii, davai. Võime ühe korra võtta siit midagi, mis me võtame. Hea küsimus. Mina ütlen ausalt, ma olen kõige lihtsam kokk üldse. Ketchup, šašlõkk ja juustu peale ja ma ei tea, maasikad kõrvale, midagi sellist. Tead, mis idee mul on? Steiki meil täna ei ole, aga meil on sealiha, nii et ma asendan steigi selle sealihaga. Nii, okei, olemas. Mingid taimed, ma ei tea, mis need on söödavad üldse, ma proovin korra. See on söögav. See tundub nii haige grill. Ma kardan. Haige grill või? See on UFO grill, mees, tead seda või? Igal juhul mina katin seda šašlõkki veits väiksemaks, siis ta peaks kiiremini läbi küpsama. Oota, aga sa jäppisid ülipikalt, et sa võtad palju asju. Mida sa teed, Kris, siis? Mis su roog on? Minu roa nimi tuleb lihtsalt Eine kuningatele. Aga kui sa oleks nagu ülipeenes restoranis, mis sa sinna nagu juurde lisaksid? Sinna alla kirjeldusse? Kirjeldusse. Ja mingi madal küpsetatud austrid barbecue kastmega või? Ei, ma paneks kirjeldusse, et ärge palju oodake sellest. Kas meil kraadiklaasi on ka või? Mul on palavik. Oh my god! Ma ei tea, kui... Pole nii ammu grillinud ausalt öeldes. See vend on juba pannud grilli. No sahvakad on, Artjom, sa panidki niimoodi peale lihtsalt. Teor, I don't know, ma ei grilli nagu. Ongi nii lihtsalt või? Mis, me ei ole niimoodi või? Ei, sa pead käes hoidma seda. Miks sa käes? Varast pead käes hoidma. Sul endal on varast. Mul on oma tehnika, vaata. Sinu tehnika... Aga sa pead varast nagu veits tõst... Sa põletad ära niimoodi. Ole kindel või? Niimoodi pead hoidma, jah. 25 minutit niimoodi pead hoidma. Ei, sa ajab mulle lollust! Ei. Nii, jaa. Korra palun tähelepanu. Meil on üks väike võistlus. Te peate tegema enda toitu tutvustava väikse siukse riimijuppi. Riimijuppi või? No vähemalt 4 rida võiks olla. Kummal on parem riim, see saab külastada uuesti turgu. Võtta sealt midagi head endale või keerata käru sõbrale. Mul on kõige parem burger. Sinu oma tuleb palju hullem. Seda süüa endale soovin. Tahan tervet hunnikut oma hoovi. Minu roog on Philly cheesesteak, aga ta tuleb natukene fake, sest täna ei kasuta ma veiseliha, vaid hoopis selle asemel siga. Damn! Ei, anke talle nagu. Meil nõukogu võtab hetke. Nii. Võitjaks osutus. Artjom, nüüd sinuga saame minna turu juurde. Kris peab kasutama. Mis selle asja nimi oli? Ma ei tea. Apteegitill, kui ma ei eksi. Apteegitill? Jaa, ja sa pead seda kasutama oma roas. No too mulle see siia. See on ainult halb neile, nii et. Mis sa teed sellega nüüd? Räägi mulle ka. Mis ma sellega teen või? Ma pean maitsema, kuidas enne maitseb, ma ei saa midagi aru, kus ma selle panen, ma ei tea. Õunasugulane on. Oota ei, see nüüd oli siis ikkagi mürgine, seda pidi sööma, nii pidi oli. Okei, kogus tuleb mul väike, aga maitse tuleb hea. Kui enesekindel sa Artjom oled praegu? Toidu tegemine on selline asi, mida mulle ei meeldi teha aja peale. See on veits nagu rituaal, sa võtad aja maha, sul on palju aega ja sa rahulikult teed ja armastad seda oma loomingut, aga praegu ma nagu veits tunnen pressure'it, isegi kui ma tean, et sa tegelikult väga ei oska süüa teha, sest ma ei taha ikka valmistada jama. Kuule, ega päris lihtne see grillimine, kui on grill tehtud ette sulle soojaks. Ja pea ise tegelema, see on väga hea. See peab ikkagi kuninglik välja tegema. Ma pean seda kasutama ka kuskil. See on just halb teile, mõtlen, just halb teile. Pane Fredile rohkem. Ma tahan ka teiega. Legendaarne suvi. Jaa, ma tahan ka. Ta ei taha, jah? Minugi ei taha kokku lüüa või? No võistlus käib. Eiga tea, ikka põmm. Saad aru, ma pean siia liha ka veel ära mahutama kuhugi. Kuhu see mahub? Ütle mulle palun. Ma ei tea. Ma arvan, nendele poistele pekk ei meeldi ka. Gen Z-na. Nii et ma võtan seda pekki minimaalselt. Gen Z-le ei meeldi pekk või? Ma teen selle ütluse praegust ära. Ma teen selle väite. Ma arvan, Gen Z-le ei meeldi pekk. Kunagi ei saa eksida kepsuti ka. Majoneesi jõuab ka, ruttu jõuab. Olemas! I'm done. Sa ka või? Jah. No nii, let's go. Let's go. Hell yeah! No nii! Ei, aga väga nunnud burgerit peaks mainima. Ma tegin sellised ampsud, noh. Sellised ampsud. Jaa. Sina tegid suure mehe ampsud.
ja ma ei kujuta ette, kuidas sa sellist rooga sööd, aga see ei ole minu probleem. Lähme siis žürii ette ja vaatame, mis nad meie roogadest arvavad. No vaatame. Naabrimees, mis sa voorid seal? Sa tegele oma grillimisega, mina kastan lilli. Kastmiseks ma seda ei nimetaks äärmisel juhul sammude kogumiseks. Madala hinnakuid, kõrge kvaliteediga parkseid ja ajavooliku saad Lidlist. Mina serveerin teile siis Philly cheesesteaki ilma cheese'ita ja ilma steigita. Head nautimist. Aitäh. Ei arvaks, et ma seda sulle ütleks, aga head isu, naabrimees. Kogused tavaliselt väiksed, ega sa vist nii palju süüa pole aastaid saanud. Rikkad söövad ikka kätega. Kvaliteetset toitu. Soolapurk ilmselt oli kadunud. Nõus. Aga muidu on mõnus värske. Esitlus on hea. Mitmekesine. Tervist, kallid kuningad ja kuningannad. Tervist. Siin on teile siis minu roog, väga originaalse nimega Purksi amps. Ampsukest purksi teile. Nautige. Tänan. See on nagu kõik. Jah, sa oled liiga palju juba söönud täna. No oleks kohe nagu vaja seda luupi. See on rohkem ju sinu masti meeste roog ju. Väike ja kõhtu täis ei saa. No, täna ikka ootsin midagi natuke suuremat. Ma olen siin ketšupit ja majoneesi, iseenesest mulle sobib. Esimene emotsioon oli nagu kodune. Aga siis tundus nagu natuke kodutune. Ma arvan, taineliha on, et kus pekk on? Tõsi. Kus on pekk? Gin Seale ei meeldi pekk või? Ma teen selle ütle, see praegust ära. Ma teen selle väite, ma arvan, Gin Seale ei meeldi pekk. Ei, ma arvan, et sihukest asja kokku keerata ei ole väga lihtne. Peab ikka loobust olema. Road on väga sarnased. Üks on, ütleks niimoodi, et kuu alguses sööd nagu niimoodi ja kui kuu lõpus nagu sinusugustel rahakott nagu väga kinni tõmbab, siis sööd nagu niimoodi. Artjom ja Harry Potter astusite samasse ämbrisse mõlemad. Mis ämber see oli? Nisu ämber. Iseenesest ei ole halb. Aga? Sa oled rohkem leivamees, ma saan aru. Aga jah. Minu arust väga huvitavad kombinatsioonid, et siuke nagu, natuke siuke nagu prestiižne toit koos siis ketšupi ja majoneesi. Ütleme nii, et liha oleks võinud rohkem olla. Esitlus ilus. No, väga loov. Näeb kallis välja. Aitäh. Minu maitsele. Aitäh. Aga võitjaks on Fredi. Võitjaks valisime nädala või õigemini kuu alguse roa. Natukene kallim versioon siis sellest. Aga ikkagi peab ütlema, et nagu suur ja väike vend, seega auhinnakotike tuleb mõlemale. Aitäh. Aitäh. Aga ikkagi sina oled rohkem kunnim. Tiara. Okei. See on see oluline auhind, mis me siia tulime. Kumb vanem on? Sa pead kõik ilusa alati ära rikkuma, mis asja? See oli suvine Grill & Fun kokkamisvõistlus. Daamid ja härrad, legendaarset suve teile!